mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid vaatavad ja kuulavad, ükskõik millisel ajal, ükskõik millisest vidinast, mehed ei nuta eetris. Paraku on teisipäev ja kell on 8.05 ja 12 sekundit. Tarmo Paju Delfist. Tervist. Peep Pahv eriagendina Tont Tepp Kust. Tervist. Jaan Martinson Delfist, Eesti Päevalehest, igalt poolt mujalt. Ja jälle on Peebul mingisugune jura, et me peame saadet, okei, mitte varahommikul, aga niimoodi keskhommikul tegema ja ei saa ikka otse saatit teha. No ei, siuke lugu. Otsusta nüüd ära, Peep, ikkagi, et mis siin prioriteetne on siin elus? Mingi korvpalli tilulilu või ikkagi nagu meie saade? Kaalusin võimalust teha saadet, ütleme, otse reisilt, aga kui sinuga rääkisime siin, ikkagi oht on see, et internet kaob ära vahepeal. Mis kaob ära? Ütleme, tausta mõttes siis Peep asub pärast saate salvestusteele väga suurele mängule Šiauliaisse, et sa ei pea isegi tee pealt seda tegema, et sa planeerid oma sõidu, meeskond bussiga sõidab sinna, täna ei ole mäng, homme on mäng. No nii, väga aega on. Teil on täna hommik sõidame õhtu mängime. No teil on puffer, eks ole, on ajaliselt täiesti olemas, ehk siis meeskond asub teele, sõidab, kella 11-ks on täpselt planeeritud saabumine, ma ei tea, olgu ta kuskil seal Salatškrivas, Riias, Iklas, no kus iganes, Pärnus, saad aru, kuhu ma rihin, eks ole, seal on peatus, suur nii-öelda juht ajab oma asju vahepeal, 1,5 tundi on kenasti eetris ja siis sõidetakse edasi. Ei, meil mingit ei ole nimelt ajasurret pole, kõik päevaplaan täpselt paigas, vajan jõuda õhtusse trenni. Oota, miks sa teed selle asja nii keeruliseks? Ei, no veel lihtsam on ka muidugi, kalender tehakse ikkagi nagu saate järgi, mitte ei lasta lihtsalt panna suvalistesse hetkedesse. No see on ka võimalus. Teisipäeval, kolmapäeval mingid välismänge ei ole kuskil. Aga oota, kuhu ta sõidab üldse mängimas? Leetu, Šiauliaisse. No hakkab nii, kell 11 on Šiauliais, läheb hotelli ja teeb kenasti saadet. Jah, eile õhtulul kohale. Jah, ja kui Delfi oma toetust meeskonna suurendaks, oleks võid keele õhtu minna. Nii et siit ettepanek, et... No sa võid teha selle ettepanek. Aastades nagu, lahjaks jääb see Delfi pool. No eks peame selle tabeliseisuga üle vaatama. No tabeliseis ongi selle vastavad toetuste suurustele, ega siin muud moodi ei saagi. No jaa, aga eile me just vaidlesime toimetuses on ju, eks, et seal ma rääkisin ka, mul on Peebust kahju, et pappi ei ole, häid mängijad palgata ei saa, kõik värid. Ja ma tegin ettepaneku, et säästa raha Eesti korvpallile. Tuleme hooaja kenasti kokku, kõik panevad oma eelarved lauale ja siis jagame medalid ära. Kellel on kõige suurem eelarve, saab kulla, järgmine saab hõbeda, kõik nii ja siis läheme rahulikult koju. Päris nii ei ole, sest me oleme ikkagi endast suuremate eelarvetega meeskondadest eespool. Jah. Et kiirelt, et mis hinge painab, on muidugi see õpetajate streik, et see Kristiina Kallas ja kogu haridusministeerium ikka, tähendab ühesõnaga, ma olen nagu aru saan, nagu kultuuriministeerium peaks kaitsma sporti ja tegema kõik, et spordil hästi läheks ja haridusministeerium peaks tegema kõik endast olenema selleks, et õpetajatel oleks hea ja Eesti hariduses hästi läheks, et õpetajad ei läheks töölt minema ja kõik muud säärasteks. Aga nüüd käib ilge kottimine, kuradi mölakad, streigivad raisad. Julgevad nõuda midagi ka. Ja julgevad veel midagi nõuda, eks. Ja ütleme niimoodi, et Kristiina Kallas ja kogu see valitsus ei saa ju sellest lihtsast asjast aru, eks, et jutt tege mitte sellest tõesti, kas 30 eurot, 50 eurot otsa või mis. Probleem on selles, et inimesed, noored ei tule õpetajaks ja nad ei lähe kooli ja kui nad lähevad, siis nad lähevad koolist väga ruttu minema. See on probleem. Ja küsimus ei ole, minu arust õpetajate palk on päris okei, aga lihtsalt nad peavad suht palju tööd selle. Selleks, et see okei palk kätte saada, tuleb ikkagi nagu suht ebamõistlikult palju vaeva näha. No jaa, aga ütleme, omal ajal Tarmo mäletad, mitme tunnised tööpäevad sul endal olid. Eks... see oli nagu aga sa mäletad, millist palka me sellest saime? See oli ka vaba valik, eks ole. Mingi gigapalkid ka ei olnud. No toonasest õpetajatest oli see Peep ikkagi nagu ikkagi mäekõrgusel. Praegu õpetajad teevad rohkem kui Delfi ajakirjanikud, see on ka selge. Ei, no ära nüüd kuule, Peep,
mis asja sa nüüd jamad? Õpetajate keskmine palk on üle 2000 euro. Ei, no kas ikka on või? Kas Eesti keskmine õpetajate palk üle 2000, ma seda Peep ei usu. Mina ka arvasin, et on. Ei, sellega ma olen nõus, aga probleem on selles, et sinna kõik need lisatasud. Kodused klassi juhatamised ja kõik. Sellest asi, et kokkuvõttes see palk ei ole ju väike, aga lihtsalt seda tööd on, ütleme, tööd ja vastutust. Eelgi vastutust on ebamõistlikult palju võib-olla. Ja tegelikult on ju asi ääretult lihtne. On see, et seal on ju selle tunni hind. Tähendab, kui palju tunnis makstakse, see on 20 eurot. Nii, koolis. No ta tuleb niimoodi. See on proua on vana kooli töötajad ja ma saad täpselt. No absoluutselt nii. Ja nüüd ongi kõik õpetajad panevad rahulikult kõik oma töötunnid kirja. Kõik need töötunnid. See, kui nad on lastega ekskursioonil, kui ta on 2 päeva ekskursioonil ja siis lähebki 24 korda 20 eurot läheb kenasti kirja. Ja siis see makstakse kinni ja kui selle järgi nüüd panna, siis ma pakun välja, et õpetaja tegelik palk oleks 3-4 tuhat eurot kuus. Tegelikult. No seal on võtavad neid ringi juhtimisi ja igast asju võtavad. Ei, no nad isegi ei võta, seal on ju see üks asi, et nad peavad laste vanematega tegema see, mis arenguvestlus. Ei, no me teoorias ootaksime ka mingisugust võimet individuaalselt läheneda igale lapsele ja võimekamatele ühtemoodi ja vähem võimekatele teistmoodi ja nii edasi teha. Seda oota, sest koolis on nii, et kord on kõigil ühesugune. Kooliprogramm tuleb läbida, ongi kõik. Ei, no seal on teatud probleemid, ütleme niimoodi, et nende muukeelsete õpilastega, kes ei jaga muffigi ja siis neid tuleb nii-öelda väikeklassides arendada, aga see selleks ühesõnaga. Ma loodaks, et haridusministeerium teeks kõik selleks, et õpetajatel läheks hästi, aga mitte kotiks neid nii. No ei, küsimus on ka iseenda nii-öelda lubaduste pidamises. Muidugi asjaolud muutuvad, ajad muutuvad, seda ei ole kellegi tellitud nii-öelda siit, on ju, aga see on lihtsalt nii, see on selline valdkond, kui kuskil neid sõnu pidada, siis see on see koht, kus pidada. Ei näe, mingid sõda see eesmärk põhjuseks tuua. Ei no, selles mõttes riigieelarve mõjutab see terve protsendiga. Kurat, sa oled ka selle kallasmõtte ära hullu. Ei no, mis ei ole olemas siis seda või? No see on olemas küll, aga selle taha kõik... Ei, seda kulu ei ole ka olemas. Ei no, kulu on ka olemas, aga kõik selle taha peita nagu ei saa. Jah, et see on jõle mugav. See on jõle mugav selle taha pugeda. Ei no, seda ma räägingi, Peep, sulle, et see kulu reaalselt on olemas ja see vajadus seda kulu teha on ka olemas. Järelikult kuskil tuleb ka lõivu maksta, aga kui kuskil on koht, kus nii-öelda varem antud lubadusi pidada, siis minu arust haridus on see koht. Seda ma üritasingi väita. Ja nagu ma olen kogu aeg rääkinud, selleks, et Eesti säiliks ja eestlased säiliks, on vaja 2 asja. Eestlane peab olema haritud, eestlane peab olema terve. Kõik, punkt. Aga mulle aga meeldib muidugi, kui lastes räägivad natukest, et kooli vaheaeg oli mõnus aeg ja pidanud hommiku kellaga võidujoostes teatud kellaajaks Preiliga kooli juurde jõudma. Eile hommiku kohe jälle selline ajasurve hommiku, mulle üldse ei meeldi seda. Jah, no veel ägedam oleks, kui nagu enda nagu koolipõlve mõelda tagasi, kui see kuidagi oleks taliolümpia see aasta veel, et mingid ägedad võistlused oleks samal ajal, et siis kui veel samal ajale satuks, et see oleks nagu eriti hästi, et siis ei pea mingit sahkermahkerit tegema, nagu mina 92. aastal, kui ma olümpiamängude eelõhtul haigeks jäin jutumärkides. Kas mitte Brežnevi matused, et selle klassus MM käis, ma käisin mingi sõbra juures Soome televisioonist siis seda laskus ülekannet vaatamas hoopis. Oota, see oli 83 või 4 või? Peast ei tea nüüd mehed siis. Ja oli. Ei, minu arust raskus MM oli samal ajal. Ma eeldan, et ei olnud kohane ikkagi leina ajal mingisuguse nii-öelda meelelahutust sisuliselt nagu nautida. Oli? Nagu dissident ikkagi olid. Inges või kõik dissident. Ei, no me seal seisime niimoodi samal ajal, ütleme, leina seisakuna ja siis telekast vaatasime samal ajal laskusõotamist. Ei no see matus tuli kõik ära vaadata, ma töötasin Ilmarides spordimetoodikuna, kõik töökollektiiv läks siis suur telekas, oli sinna pandud ja siis kõik vaatasid. Lähti see kolksuga sinna. Kolksuga, jah. Nii, no Peep tuli hüppas sisse siia, mis ta oli,
7:59 vist oli kell umbes, 8 oli kokku lepitud salvestusaeg ja ütles, et meil on jube kiire, peame kindlasti olema veerand 10 lõpetanud, nii et nüüd siis said ilusti Brežnevi ja kõige peale aega veel kulutada. No aga see ongi ju palju tähtsam kui see, mis siin muu tilu-lilu, mis siin spordis toimub. No alustades liiga tilu-lilu ei ole isegi. Jah, et ütleme niimoodi, kui eelmine aasta võitis kogu Eesti tippsport ainult ühe Euroopa meistrivõistlustes pronksi, siis kohe esimene olümpialade tiitlivõistlus, mis sel aastal oli, ehk siis kiiruisutamise EM. Ja 2 pronksi, sest Liiv võitis ise eelmine aasta. No olümpialadest. Ja nüüd kohe pauguga 500 meetris hõbe ja tegelikult ma vaatasin nii 1000 meetrit kui ka 500 meetri sõitu, ütleme niimoodi, et usku nagu seda ei olnud, et ta 500 ja ta ise ju ütles ka. Ja Jaan oli meile valetanud jälle. Jaan oli kogu aeg rääkinud, et Liiv on 1000 meetri mees. Ei, aga seda ise ka. Ei, mis ise ka? Sina oled Liivi jälginud. Eksperdi silmaga ikkagi oleks Liivist paremini pidanud aru saama. Jah, no järelikult oleks pidanud jah. Milles asi? No selles ongi asi, et ei tunne ala. Et tegelikult 1000 oli tegelikult Liivist ääretult kahju. Et ta oli 2 hollandlast oli kogu hooaja võitnud korra 2 seal MK-etappidel kõik nii ja nüüd mitte midagi või mitte norralast, hollandlast ja Hollandi müür oli ees, kõik Liiv 4 on ju pika puuga kusjuures 4, eks ta järgmine vend, mis kaotas mingi 40 ja Liiv ise ütles ka, et ta oli natuke imestunud, et ei läinud nii tihedaks see heitlus ja vend ütles, intervjuus rääkisime, vend oli täiesti löödud ja kõik nii, eks. Ja siis järgmine päev ja paugutas kenasti selles 500 välja hõbeda. Kusjuures jällegi, mis mulle Liivi puhul meeldib, et ta on aus mees. Ta ütles niimoodi, et minu eesmärk oli teha võimalikult hea sõit, mida ta tegi, ta ütles, see oli üsna perfektne, kiirem 100 meetrit, elu parim kurv ja vaatame, mis teised teevad. Ja võt seal oligi see, et teised ei teinud midagi ja tal oli ka natukene õnne. Üks hollandlane pandi esimesse paari ja Liiv ütles kohe, et esimeses paaris on väga kehv sõita ja tema selja taga konkurendid 2 viimast paari tegid vale stardi esmalt ja kas see võtab mingisuguse 10 sult ära ja tegelikult kuigi ajavaru oli, eks ta pronks oli 0,8 sajandikku selja taga, aga järgmised mehed olid juba mitte valgusaasta kaugusel. Ja võt siis, kui Liiv nägu naeru täis pisar silmas võtab oma õpedat vastu ja mis mulle muidugi meeldib, ütleb, et no nii mehed, hakkame nüüd siit minema. Alguspunkt on hea, mott on kõrge, MM on tulemas. No MM-il muidugi tulevad igast päris teravad, Aasia mehed on alati ameeriklased. Ja 500 ei, aga 1000. 500, kui sa võtad eelmise MM-i tulemused, siis seal oli ikka väga nii-öelda, või seda sa üritasidki öelda, et seal oli väga kirju seltskond veel ees. Ei, absoluutselt, seal on, aga me räägime nüüd 1000. Ja kindlasti ta panustab, ta ikka ütleb järjepidevalt, 1000 on tema võistlusmaa ja kui ta suudaks 1-2 hollandlasest eespool olla, eks, siis sealt hakkaks medal koitma. Seal on see ameeriklane, see noorpoiss, see on kindlasti kõva, aga rohkem ma arvan, et medalite peale läheb Liiv võitlema küll. Ja kusjuures, eile hakkasin mõtlema, tegelikult on see absurdne, mingi suvaline poiss Adaverest. No nüüd näeb see kuidagi nagu veel, olümpialamedal on ikkagi olümpialamedal tiitlivõistlusel, et nüüd näeb see juba nagu veel ägeda, see lugu näeb nagu aina ägedam välja, et kui ma saan aru, isegi, võta Ants Hansson, Eesti spordi selline nagu suurkuju, tänu olümpia andis sellesse hästi suure panuse, aga siiski faktiks jääb, et Euroopa meistrivõistlustelt on tal ka 1 medal läbi aegade ainult ette näidata, ehk et Martin Liiv nagu selles arvestuses on juba nagu samal pulgal. Ajad on erinevad, ma ei tea täpselt, kui tihti selle EM-id ja muud tiitlivõistlused toimusid, aga kuskilt nii-öelda tänase kiiruisutamise mõistes, mis toimuvad suurtel ovaalidel ja ikkagi mingites väga peentes tingimustes, kusagilt sealt Adavere lörtsisajust tulema hakata, see on ikka müstika tegelikult. Jaa, aga kõik on tulnud, või palju on tulnud kuskilt suvalistest kohtadest, ega siis
Adavereks, võib-olla me ei tea, kus need Hollandi poisid pärit on, võib-olla ka mingist väiksest küladest, kus pole jääovaali parajasti, eks ole, mis on siis nii. Aga kõva asi muidugi, see iseenesest oma olemuselt on see kõva asi, et see Väino Treimani suune mees on üldse selle asja püsti pannud ja et see ala meil üldse on olemas, see on nagu minu jaoks kõva asi. Ja see näitab jälle, mul on oma teooria, eks, et meil on maailmameistreid ja olümpiavõiteid on kogu Eesti täis, et ainukene asi, et nad ei jõua õige ala juurde ja kui poleks olnud Väino Treimani, Liiv oleks võib-olla ratast hakanud sõitma, ei tea, kuidas tal oleks, seal on võib-olla jalgpalli mängima, mingi muu ala. Sina natuke ikka see asi ka mõelgad loogiliselt. Kas te tahate nüüd ütelda, et selles väikses Adaveres sünnivad just eriti andekad uisutajad? Ei ole nii tegelikult. Seal on üks andekas uisutaja ja tema sattus kiiruisutamise juurde. Päris neid ei ole üks. Ei tippandekas, neid oli ju terve poisu, kes üritasid seal. No ongi, aga see oleb ikka see, et lihtsalt, mis Liiv oleks võib olla, aga me seda ei tea kunagi. Liiv võiks olla, kui ütleme Adaveres oleks harrastatud mõnda teist sukest spordiala, võib-olla ta oleks seal ka olnud väga kõvane. Ja näiteks seal oli olemuselt sarnane ala näiteks. Sama rattasõit näiteks. Nii, aga võtame jällegi Kangert ja Taaramäe, eks? 2 vänderpoissi ja seal juhtus fanaatiline sellest sõltub ju kõik tegelikult. Ja näiteks see Taaramäe hakkas ju maadlusega pihta ja kui ei oleks seal jalgrattatrenni olnud, ta ei oleks ju lihtsalt jalgratta peale sattunud. See oli nagu see pagana Ida-Saksas, otsiti, nopiti välja need lapsed, kes on kirglikult tahavad teha sporti ja kuhugi jõuda. Tähendab, nad on selle nimel valmis treenima, tegema kõike nii. Ja siis tehti rahulikult ju kõik analüüsid ära, nad kuni sinna maani läksid välja, et nad mõõtsid ära, palju on punaseid lihaskeude, palju on valgeid lihaskeude ja nad tegid kõik selleks, et Martin Liiv, kellel on annet kiir uisutada, ei läheks maadlema. Ja seal tehti ja lihtsalt soovitati, et vaata, maadluses või seal jalgpallis või mis iganes, sul ei õnnestu kuhugi jõuda. Aga vot, sinu alad oleks need jalgratas kiiruistatud. Ja kui meie suudaks ka niimoodi teha. Aga selle teistpidi seesama jutt ja seesama näide on see hea tõestus selle kohta, kuidas andekuse esimene kriteerium on see, kuidas öelda, tahe siis või sellised nagu isikuomadused ja vaimsed omadused, mitte võib-olla see lihaskiud, et see, siis hakkame vaatama, võrdlema neid lihaskiude. Ei, seda ma ütlen, kõigepealt tuleb valida välja need potentsiaalsed, kellel on vaimsed ja füüsilised eeldused ja kellel on tahtejõud ja tegelikult on see asi on ju töö tegemises. Et sellistel, kellel ei ole seda tahet, nende lihaskiude pole mõtet vaatama mingi. Ei, absoluutselt, muidugi. Nii, ja seal oli, ma rääkisin tal elukaaslase Eva-Lotte Kiibusega ja täitsa hull venda. Et teeb niukest trenni, ta on nii keskendunud, nii pühendunud ja Liiv ise ütles ka, eks ma küsisin, et kuidas valmistud. Ta ütles suvest peale hakkas valmistuma EM-iks, sest igal aastal ei ole ju üksikalade EM-i. Ta ütles suvest peale hakkasin treenima, hakkasin valmistama. Nüüd on jälle, ütles 2 päeva on jääl, põrutab Hispaaniasse laagrisse, seal elab, nii-öelda Alpitoas elab, tuleb tagasi paar päeva veel ja siis põrutab Ameerikas, ma küsin, kas Eva-Lottaga ka kokku saad. Ütles, pole midagi teha, ei ole aega. MM on tulemas. Saate aru, prioriteedi on paigas. Et see on tegelikult see, mis eduni viib. Ja olete näinud neid kiirusutrenni, vaata, kui nad selle mingi laua peal nühivad. No kuule, kas nürimat asja üldse olemas? Selle kõrval on see meie enda, eriti kunagistest suusaässadest, kellest mõni on tänaseks natuke muu varjundiga, aga need nii-öelda tõusuvõtu mingisugused imitatsioonid ja asjad näevad isegi päris meelelahutuslikud välja võrreldes selle huisuharjutusega ausalt öeldes. Ma tean veel nürimat ala, ma tegin just eelmine nädal intervjuu Henri Einaga, rääkisime ujumisest, mis on nagu olemuslik trendis mõttes veel nürim nagu. Sa oled veel nagu seal
ei no seal on see, näed ainult seda basseini põhja. Basseini triipu näed, eks. Selil ujujätel on parem, seal on võib-olla mõni linn lendab kuskil see katusse kohal. Jah, suvel avavee ujulates kuskil näeb taevast isegi. Kui ma küsisin ka Henri käest, et mille peale sa mõtlete, mis sa teete, ta ei mäleta, kui ta ise ujus, et ta ei mäleta, mida sa väga mõtles, aga mõni laulab seal ja mõni seal teeb mingi sama, mingi mõtleb, et treener küll loodab, et nad mõtlevad tehnika peale, aga päris nii see ei ole tegelikult. ei no jaa, aga tähendab sellest rutiinist läbi murda ja jõuda medaliteni. Sa pead nautima seda, selles mõttes sa naudidki seda, kuni seda monotoonsuseni välja ja selle valuni, mille sa justkui nagu seljatad on ja nii nagu me siin lihtsalt inimestega naudime võib-olla mingisuguseid natukene lihtsama pingutusega tekitavaid piinu vahel, mõni, ma ei tea, külmas vees käimist või mõni isegi oma suusaringil mingisugust ja nii edasi. Nii, aga vahetame teemat, läheme korvpalli juurde ja BC Kalev Cramo Eesti esiklubi korvpallis alustas aastat sellega, et tõi siis sellises nii-öelda sendimängus, kus pealtvaatajad said tasuta sisse ja meeskonna toetajad siis mis oli 25 senti vist per pealtvaataja andsid kompensatsiooniks klubi eelarvesse, suutis tuua siis Unibet Arena rahvast täis ja mitte ainult rahvast täis, vaid pakkuda ka päris vägeva elamuse siia aasta alustuseks ehk et võita Ukraina klubi Prometei klubi, mille eelarve Kalev Cramoga liiga palju võrdlust ilmselgelt ei kannata. Ehk siis 2 punkti, ühest küljest eestlased tõestasid taas, et Kossu huvi on olemas ja teisest küljest Heiko Rannula ja Kalev Cramo tõestas, et võib mängida küll, nagu siin Peep ütles saate alguses. Üritas küll algul öelda, et nagu raha pärast siin tabeliseis on nagu on, aga siis tuli meelde, et ta on ikkagi eelarveliselt rahakamates klubidest natuke tabeli sees ka ja siis hakkas rääkima, et näed, saab mängida küll. Ei, see ongi 2 asja. Ma jääb kõigepealt Kalev poolt muidugi ülikõva võit, et Prometeid alistada, Prometei Ogre sai ka selle korra hakkama, aga see selleks, et Prometei on kõva klubi ja eriti võrreldes selle ajastuga, kui Ogre neid võitis, et nad on saanud oma rihmutusi on kõvasti käinud seal ja igal rindel on neil selgelt pilt nagu paremaks läinud. Üks liider neil ei mänginud, aga see ei muuda nagu asja, et Klavelli ei olnud selles mängus, aga jah, see võit oli vägev ja mis oli nagu kihvt oli just see, et Eesti enda kutid tegid kõvasti mängu, et see sükka asi teeb alati jäänud, et küll, aga see, mis ütlesid, et Eesti on siin nüüd õudne korvpallirahvas, et saal täis tuli, mul on kohe see küsimus, et aga miks siis nagu 6000 inimest saali ei tule, kui on piletiga mäng, et miks see ilma piletita tuleb? No kevadel tuldi eelmine kevad, kui nii-öelda eurosarjas läks asjaks, eks ole, Tondiraba toodi täis, eks. Aga praegu selle järgi ütelda, minu arust siuksed Kalevi, kui Kalev mängib selliseid mänge siin, Prometeiga, need eurosarjas seast kukkusid välja, aga võiks alati see saal niimoodi täis olla ja oleks täitsa loomulik, siis me saaks ennast võrrelda siin nii-öelda korvpallirahvaga siin Leeduga näiteks, et kui kogu aeg oleks saal niimoodi rahvast täis ja minu arust olekski täiesti teenitud, kui mängivad mingid kõva eurovärki ja nii ongi, eks ole, aga mis siin mängisid Kalev Vällis vist, kui olid need euromängud. No VEF-iga mängisid ka Kalev Välliseks näiteks. Teine nii-öelda potentsiaalne suur mäng Kalev Cramo jaoks siis kohalikus liigas. Mis võiks nagu täis tuua, et tegelikult oleks jumal äge, kui siuksed mängutaks alati Suurhalli või Tondiraba halli puubüssi täis, et selles suhtes, et see tasuta piletiga suurt rahvamassi ma nagu nüüd korvpallirahva mingiks aluseks ei too, aga võit ise nagu ülikõva. Ja no mida ütleme, kiitma peab selles osas on kindlasti see üritus ise ja see, mida siin, kuidas klubi otsib siis erinevaid mooduseid ja tegelikult peab vist rääkima mitmuses ikkagi, et klubid aina rohkem otsivad see pealtvaatajate kõnetamine, mis iganes moodustel erinevad... Pärnu tegigi meie mängus oli see esimene üldse see sendimäng, aga Pärnu saal oli tookord täis. Just, et mis iganes moodustega nende kõnetamine ja haaramine nende silmapaaride, kes siis kuidagi satuks sellesse inforuumi ja näeks, et äge värk ja tuleb järgmine kord jälle ja võib-olla annab rohkem põhjust neid mänge suurde saali ka viia, et seda tuleb nagu ainult kiita, et ma siin üks
üsna lähedane allikas nooremast põlvkonnast näiteks rääkis mulle väga kiitvaid sõnu selle osas, mida Kalev Cramo oma sotsiaalmeedias teeb, kõnetades siis kuni siis teismelisteni välja põhimõtteliselt, et siin inimesed ja noored, kes võib-olla polegi muidu mingisugused padukossu fännid, märkasid seda ja võtsid jutuks, et kuule, lähme mängu vaatama, eks ole, ja niimoodi jõudis sinna nii noori kui ka siin Aruküla mingeid neid minu vanuseid ja vanemaid lademetes. No jaa, see teeb teistpidi natuke kurvaks ka. Kurvaks teeb just see, et sa pead nagu mingisuguste muude asjadega seda rahvast sinna meelitama. Kas omal ajal käisime Kalevit liidukatel vaatamas, polnud mingit sotsiaalmeediat ja Kalev välja oli puupüssi täis, eks ole. Ole vait nüüd. Omal ajal polnud sul muud validagi mitte midagi. Kuhu sa said veel minna siis? Mis minna? No mis igal poole võisid minna. Aga ma pidin tulema hommiku sõitma rongiga spordihalli kassasse piletisabasse, et piletit saada. Ja siis istusid seal kuskil seal trepi peal, eks ole. Ja siis oli nagu tõeline see spordihuvi. Aga nüüd peab mingisuguse kuradi tiluliluga seda rahvast seda kokku meelitama. Vaat see on nagu jura. Mingis sotsiaalmeedias mingid, ma ei tea, imeasju tegema, et mingisugused poisikesed tuleksid siis vaatama. No mis asja? No aga ära tee siis. Kas sa oled kossuvend või oled? Ära tee siis. Aga mis sa seal Keilas teed neid asju? No ma räägin sulle. Ja see teebki kurvaks, et siukeste asjadega pead tegelema üldse. Kui sa oled kossuhuviline, sa vaatad ööd ja päevad seda mängu. Ja nii ongi, nagu see sotsiaalmeediat, aga ei saa, siis peabki tegelema siukse jamaga. Jah, huvitav, paljudel tänapäeva noortel on turniiritabel seina peal, mida sa ise täidad. Näiteks. Omal ajal mul oli Kalev mängis idukut ja mul oli kõik kirjas. Omal ajal ma vaatasin telekat ja suusavõistlustel märkisin vaheaegu ka üles. Mis täna tundub totrus, ütleme. Selles suhtes see on nagu jah. See teeb natuke kurvaks, et kas siis, ma ei saa aru, et kas see kossu huvi on siis tõeline või ei ole tõeline, et kas sa lähed sellepärast, et sa lähed sotsiaalmeedias mingit ägedat videot või sa lähed sellepärast, et see pagala mäng siin huvitab ja sa tahad vaadata, kas Martin Torberg mängib seal need Prometei vennad üle või mängid. No eks defineeri tõeline, et me oleme näinud, et kui on, ütleme, põhjust sellise ütleme siis suure mängu näol, et on miski, mis tekitab sellise suurema huvi ja on taset ja on mingit ažiotaaži hakkab tekkima, siis see rahvas jõuab ikkagi kohale, olgu see koondis või olgu see Kalev Cramo eurosarja näitel. Et näiteks Milanosse läheb, ma ei tea, mis seal oli, 3000 eestlast või palju seal oli, kui oli EM, eks ole. Sinna koha peal. No me oleme seda teemat siin... Eestis toimub mäng on 1500, see on ka ajuvaba minu arust, see on täiesti ajuvaba. Tegelikult ei ole ajuvaba, selles mõttes, et sa saad mingi reisielamuse ja saad hoopis suurema mängu elamuse. Kas sa oled kossu fänn, kas sa oled mingi reisifänn? See on ju Peep hoopis teine mäng, mida sul pakutakse Milanos võrreldes siin koduliiga mänguga. Ei, ma isegi koondis kodus mängib, on mõnikord vähem rahvast. No 1500 me päris rääkida siiski ei saa, aga mängu juurde tulles tõesti, sa tegid selle otsa lahti, et see, mida sa ütlesid välja, et siin Eesti poisid olid tublid selles mängus. Selle võrrandi teine pool on ju see, et BC Kalev Cramo on siis koduliiga liider, ainuliider hetkel võitnud vähemalt kodus nii VEF-i kui Prometeid ja teinud seda olukorras, kus, olgem nüüd, vaadakem tõele näkku, ega neil kui sa nüüd Kovliari välja arvad, kes hooaja käigus lahkus ja nagu näha, taset oli nii palju, et ka Hispaania liigas väga hästi juba hakkama saada ja suhteliselt kiiresti hakata seal väga hästi hakkama saama, et siis selle legionäride poolega ju liiga hästi läinud ei ole Kalev Cramol selle loo ajal ja sellest hoolimata siis saadakse hakkama ja seistakse tabelis nii hästi ja seda vaadates täitsa okei hinde saab anda ka sellele eurosarjale, kus 2 võitu saadi siiski ju kätte, seal hulgas 1 Hispaanias, et täitsa lust on ju vaadata ja ka isiklikus plaanis rõõmustada seal mõne mehe üle eriti, et Martin Torbekit näha, ütleme nüüd juba mitte päris võib-olla 29-aastane ei ole enam, sealt mõned aastad on ikka juba nagu mööda läinud, et näha selliselt mängimas sellisel tasemel klubi vastu mängujuhi koha peal kandmas meeskonda, see teeb nagu südame rõõmsaks, sellepärast et vähe on sümpaatsemaid mängumehi oma selliselt olemuselt ja selliselt suhtumiselt ja tööeetikalt ja kogu nagu oma isiksuse poole pealt, kui näiteks Martin Torbek minu arust vähemalt Eesti korvpallis. Jah, et ütleme, ma saan Eesti kooslus on väga hästi kokku saanud, natuke hämmastabki, et kuidas see välismaalaste osa ei ole nagu
komplekteerimisel õnnestunud. See natuke paneb nagu kukad katsima. Ma arvan, et sinna taha jäi ka see euroedu, et ma selles suhtes ma seda eurosarja tulemust erinevat sisust nagu jah, see Hispaanias saad võit ülikõva, eks ole, aga kui me tahame rääkida sellest, et me kuhugi jõuame, no siis peame ikkagi eurosarjas suutma nagu nendest alagruppidest ja esimest ringidest ikka läbi ennast murda. See plussmärk tulebki minu silmis sellest, et seda on suudetud hoolimata sellest, et komplekteerimise ja just välismängijate palkamisega täkkesse pole ilmselgelt pandud. No seda on siiski Eesti koondise mehed kõik, eks ole. Noh, kõik mitte, aga suur osa küll. Kes tegusid teevad. Jaa, et see on, omal moel on see kõik tunnustus ikkagi nagu treenerite tööle ka, et on suudetud, ma ütleks, ikkagi mingil määral nagu mängida üle oma taseme siin mingitel hetkedel sellel hooajal. Nii, aga lähme edasi laskesuusatamise Manu nii-öelda ja Johanna Talihärm on siis lõpuks jõudnud alaliiduga kokkuleppele. Leping, mis iganes leping siis on lõpuks sõlmitud ja Johanna stardib siis sel nädalal maailmakarikasarjas, aga natuke kahtlane maika kogu selle asjal ikkagi juurest. 5 tundi tuli istuda siis vahendaja abiga alaliidul ja Johanna Talihärmal selleks, et ära klaarida mingisugused, sisuliselt ikkagi mingid varasemad asjad. Ja kas need asjad on ikka klaaritud? Ega siin täpselt nagu selgelt sotti nagu ei saanud ka, mis seal siis on, et tegelikult ju see esimene koosolek istumine, mis pidi olema, oli neil 4 päeval juba ja lõpuks see info tuli ju alles nüüd mitu päeva hiljem ja seal, mida see alaliit seal siis ikka ei korraldas ja kuidas see alaliit üldse need lepinguid peale pressisportlastele, et mäletame juba see Suusaliidu ajast, eks ole, me oleme neid teemasid lahanud ja praegult jälle, et nüüd selle pärast, et sportlane ei ole lepingus mingite punktidega nõus, on sisuliselt pool hooaega tal ära lõigatud, see on ikkagi suhteliselt veider ja üks asi seal veel veidra mulje jättis seal see lause, mis Kauri Kõiv ütles, et koondise koostamisel lõplik sõna on peatreeneril, aga minu teada on seal teatud statuudid on välja töötatud, mis aga need on nii segased. Kuule, see ongi alaliidu nii-öelda nagu sitt maakeeli öeldes, kui need on nii segased ja asjad, nii et minu see laskuse liit on jälle selline nagu vehklemisliidu jälle selline teine selline alaliit, kus on kogu aeg mingi segadus ja mingi kuradi jamad. Ja see, mis praegu Johannaga toimus, see kuidagi ei näita, et need asjad oleksid seal väga paremaks läinud, et üldse peab mingit antidopingu inimesi kasutama sellise lepinguni jõudmiseks ja ma ütlen, et mis tingimustes see lepingus on, et seda me... Aga mis see konks on, Peep? Seleta siis ära ikkagi, et kuidas ikkagi ühel sportlasel see probleem selline vajab sellist vahendamist? Miks teised ei vaja? Ei, aga ma ei saa öelda, et kes ja kumb on siin nii-öelda, ma ei taha öelda rumalamad, aga võib-olla teised lihtsalt ei vaatagi lepingut, viskavad käe alla ja neil on täiesti savi, aga üks inimene, kes on mõtlema, ma mäletan, oli Suusaliidul, oli lepingutega, Kristiina Smigun keelus ka lepinguid alla kirjutamast ja tead, milles oli põhjus? Seal oli see, et sponsori tuludest tuleb 15% anda Suusaliidule noortetööks. Kõik õige. Selles ei olnud probleemi, aga Kristiina tahtis näha täpselt, kuhu tema raha läheb, millistele klubidele ja kas see läheb sinna, muidu kogutakse see mingisugune kui raha ära ja siis keegi kurat ei tea, mis sealt läheb noortetöösse, mis mitte. Ja tema sellepärast ei kirjutanud alla, ütles, palun näidake mulle, lepime kokku, jah, minu raha läheb sinna, et ta saaks teada. Ja kas keegi julgeb öelda, et ta vaidles vale asja vastu? Ei, väga õige asja eest võitles. No nii palju, kui vähemalt avalikkusest võib välja lugeda, siis mina saan aru, et see põhiline tülijõun on ikkagi mingisugused sügisesed hooaja alguse otsused, mis puudutavad seal toetuste, ütleme, mis algas vist sellest
kes treenib peatreeneri juures, kes mitte, kes kuidas ja nii edasi, et kes siis nagu saab koondisse ja no ütleme seal toetuste peatamised ja mingid asjad, mis käisid sellega nagu kaasas, et see on see, et jutt ei olnud niivõrd isegi nagu see Šmiguni näide, eks ole, vaid kuskilt sealt peatati nendel, kes ei olnud nõus lepingut allkirjastama, see puutus ju ka Sahkrat näiteks ja Ränkerit ja seal oli ju neid veel, eks ole, aga seal ongi, et küsimus ongi selles, et kui sa võtad nagu lepingu ette ja kui sa neid lepinguid hakkad nagu vaatama ja kui seal on sellised punktid, mis sulle nagu ei sobi ja mis on nagu mingid põhimõttelised küsimused, eks ole, mis ei puuduta mitte üheski otsast seda treeningtööd, no siis ongi, siis inimene igaüks vaatab seda, kas tasub alla kirjutada või ei tasu ja minu arust alaliit ei tohiks selliste asjade nagu sportlasi survestada, mis puudutab ka kõiki neid toetusi, siin on ju ka see EOK toetuse, eks ole, andmine, mitte andmine kätte ja noh, see on jama. Aga no ma ütlen, raske on öelda, kui ei ole neid punkte täpselt näinud ja aru saanud, mis punktid üle täpselt siis see protest käis, et kas see oli tähenärimine ja pilli lõhki ajamine või on need tõesti sisulised? Ei no vaata, tähenärimine siis, kui ta oleks mingisugune tähenärimine pilli lõhki palemi, selleks ei ole vaja 5 tundi maas istuda. Oi, miks ei ole? Kuule, kui sa lugesid seda artiklit, kuhu ma oleks tahtnud selle jutu viia ka seal, see sama Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse juhtiv uurija Remo Perli, kes siis kommenteeris seda lugu siin eile ja selle lahendust, rääkis siiski seal ju, no mul jäi natuke suu lahti, et kui tihti on vaja nende abi selleks, et mingisuguseid tülisid Eesti spordis lahendada. See ausalt öeldes ma ei teadnud, et seal on selline organ üldse, kes tegeleb selliste, noh, et sa saad kutsuda nagu vahendajaks ja et ta nii aktiivses kasutuses ka veel on. See näitab ikka, et eestlastel läbisaamisega ilmselgelt ei ole liiga hästi. Ei, mis teile asi ei ole läbisaamises, Tarmo, asi on ju selles, et põhimõtteliselt sul asjad peavad olema ju korras. Ei no läbisaamine, me toome selle oma Vehklemisliidu kas või siia näite, no ilmselgelt on asi ka läbisaamises lihtsalt inimeste vahel. No seda ka. Enamasti, ma arvan, lahendatakse seal asju, mida inimesed, kes saavad hästi oma vahel läbi suudaksid lahendada ka ilma vahendada. Aga millest tuleb, ütleme, halb läbisaamine, tulebki asjade erinevas nägemuses, asjade kohta. No tuleb ka isiksuste erinevuses ja kõiges selles ikkagi. Aga muidugi saaga jätkub, olete Õhtulehte lugenud tänast või? Et seal oli, kes see oli Kaasik, see uus see 4. Anna-Brita ja see oli nüüd solvunud, et ühesõnaga, et tema ei saa nüüd järgmisel etapil osaleda, peab minema Ibu karikale, et see Talihärm tuleb tema asemele kõik niimoodi. No come on, halloo, kui lihtsalt peatreener nii ütleb ja et asjad nii on. Siin paneb tulemused ju panevad asjad paika väga lihtsalt. Jaa, aga seal ta üritaski näidata, et tema tulemused on paremad. Ja millest paremad? Talihärma statuudi järgi. Mina saan aru, et see, mis Talihärm jõudis kas Ibu karikal või näidata. Ja, et see oli siiski piisav, et praegu treeneril võiks olla tunne, et seekord peaks Talihärmale selle võimaluse andma ja siis on väga lihtne juba hakata võrdlema nende tulemusi oma vahel. See on ju suht loogiline, et Talihärmale tuleb see võimalus praegu anda. Jaa, aga tegelikult, olgem ausad, tegelikult ta on ju ebaõiglase jura tõttu nagu pool hooaega on ära varastatud tegelikult. Ja teine asi on see, et kuulge, ei saa ju niimoodi seal koondise sees. Hanna-Brita ütles ka, et meil on praegu ühtne koondis ja nüüd tuleb siis umbes nii, et Talihärm tuleb, hakkab seda ära lõhkuma ja kõik mingi niuke, come on. Te ei saa koondise sees ja veel ajakirjanduse ees niukesi hakata rääkima, et miks tema tuleb minu asemele sinna kuradi MK-sarga. Ei, päris nii, saa muidugi konkurentsi küsimust on. Jah, et isegi kui seal pinged on olemas, siis nõuanne, ma arvan ka Kauri Koivule järgmine on, et seal tasuks ka natukene nagu ühest küljest on tore muidugi, et nad räägivad välja kõik, mis hinge peal on, aga teisest küljest natuke meediakoolitust võib-olla paha ei teeks. Ütleme siis nendele endale siis. No, sa tead ise ju, kuidas ajakirjanikud selle info välja õngitsevad. Ei no mis reaalselt Kaasik on need laused öelnud, et ega neid ajakirjanik välja ei ole mõelnud. Anna-Brita Kaasik on suht kogenematu sportlane ka, et ütleme tema käest need laused võivad ka kergemini tulla mõnikord. Nii, aga võtame järgmise teema ja räägime jalgpallist ja viimased 3 hooaega Floras mänginud Eesti koondise kaitsja Ken Kallaste sõlmis lepingu FCI Levadiaga
ja siis hakkas möll pihta, et kuidas niimoodi, et sa lähed konkurendi rivi ja hakkad seal meie vastu ja kuidas on imelik on teda nüüd Levadia särgis näha, kuigi kas need ei ole mõlemad rohelised särgid. No. Mis kuradi jutt see Eesti jalgpallist me räägime? See on sama hea, kui Vasalemma Spartaks teeb keegi Rummu Dünamosse, Levadia Flora, no see on ju mingi huumor ja see ei ole ju, tase on ju null. Kui me räägime siin, ma ei tea, Kossus siin, et üks läheb Belgradi Partisanist Venas Vestasse või Panathinaikost Olümpiaakosse, mida on ka tehtud ja mida on nagu või Barcelonast Reali või mingid siuksed asjad. Seal ma saan aru, et on sul fännide pahameel. See Barca Real isegi viimasel ajal enam nagu pole isegi nii suur teema, kui ma vaatan, kuidas Kossus, jalkas võib-olla on suurem, aga kuidas Kossus siin Laprovitoled ja mehed on läinud vastu, nii-öelda see oli üks suvi, kus mindi risti paar menda. Aga üritada Eesti jalgpalli nii suureks räägida, et siin oi, läks Florast Nevadiasse, tulge maa peale. Ma saan aru, et siin oli väikene, ma vaatasin täna hommikul järele selle isegi sellise toreda FC Levadia sotsmeedia postituse Peebu lemmikvärk on see, kes toimub ju sotsiaalmeedias, et mis see video oli tehtud siis, kui see Kallaste uudis siis nagu välja seal öeldi, et see, ma soovitan vaadata, minu arust tuleb kiita lihtsalt Levadia, kes iganes nende videote eest hoolitseb peal, täitsa tore oli, ei olnud seal, no mingi väike Flora suunaline selline nagu väike nagu udimine oli ka võib-olla sees, aga noh, selle üle tuleb ainult rõõmus olla, et keegi vähemalt hoolitseb, et siin natukenegi mingisugust intriigi oleks, eks ole, et noh, selles mõttes võib ka rõõmustada, et leidus neid, kes siis nagu ärritusid selle peale, kuskil Flora, mis see 5. sektor on siis isegi nimeks pandud endale sellisele fännkonnale. No jah, aga see ei ole päris, no kuule, et noh, see aasta Kostus läks ka Kristjan Kitsikas Kalevist otse Tartus. Et see on nagu mängu osa, ütleme siis natukene, et väga hea, et keegi nagu närvi ka läks selle peale, et siis nad täitsid ka oma rolli ära, aga sisuliselt, kui sa nüüd mõtled, tood Eesti konteksti sellise terbiliku mingisuguse sellise Cervena Zvezda Partisani tüüpi rivaliteedi, noh et alustame sellest, et Ken Kallaste heideti Flora enda poolt üle parda siiski alustuseks, et see oli ju klubipoolne initsiatiiv, et Ken Kallastega mitte jätkata, mitte Ken Kallaste otsus või Levadia otsus, et ma meelitan nüüd Ken Kallaste üle endale, et alustame sealt ja siis hakkad mõtlema, et mis variandid siis on Eesti taseme, ütleme siis Eesti koondise tasemel mängijal, nagu on Ken Kallaste, mängida sarnastel palgatingimustel sarnasel tasemel meeskonnas edasi oma karjääris, kus ta on siis ütleme vanuses ka juba 35 või mis ta on. Paide näiteks. Et no ongi. Nii. Kas Kalju, kui ma ei ole kindel, kas Kalju enam isegi on, eks ole, et siin Kalju värbab siin viimasel ajal ikkagi rohkem nooremaid mängijaid juba, et siis ongi Paide ja Levadia ainult jäänud ja kui siis Paide ei taha näiteks või pakkumist ei tee, Levadiasse ma jumala eest ma ei tohi minna, fännid pahandavad, et siis lõpetan karjääri ära, lähen tootvale tööle, kuigi ma tegelikult võiksin mängida veel. Et see on siis fännide nõue siis nagu, et selle asemel, et minna klubi ukse taha näiteks, et miks te Ken Kallast üle parda heitsite, suunata see mängija vastu, tundub mulle ausalt öeldes mängija suhtes väga ebaõiglane. Jaa, aga nii ta ongi. Nii, ja selle saatuse lõpetuseks veel liiga sügavalt siia sisse minna ei saa, aga see on kindlasti lause, mis väärib meie saates menetlemist, ehk siis Eneli Jefimova treener Henri Eina karmid sõnad, Peep, sinu enda loos. Eestis pole tippspordiks tingimusi. No jutt käis nagu ujumisest kindlasti juba tippspordiks tingimusi, sest ei ole, aga no kui me vaatame laiemalt, aga võtame kitsama konteksti, siis nad tõi seal välja ka näited, kuidas, kui käivad Hollandis, kuidas igat liigutust andurid mõõdavad ja kaamerad on siin ja telekad on basseini ääres. Ja alustame 50 meetri basseinist üldse, kus kõrval ei ole Soome pensionärid või Eesti pensionärid või ma ei tea isegi kas või, ma ise ei käi, aga noh, minusugused suplejad seal. Ja siis siin on see asi kuidagi ikkagi nagu lapse kingades, et see on kindlasti, noh, ei olegi selliseid tingimusi. Jaa, aga... Jutt käis selles nii-öelda profitiimis, ma ütlesin talle ka, et no aga kui see nii kaua end, et profitiim võiks ise see profitiim ja tee siia, no siis tuligi see jutt, et ei ole nagu võimalik. Jaa, aga tegelikult see ongi ja kui me vaatame, eks, kas meil üldse on, ütleme niimoodi, individuaalspordiala, kus meil oleks tõesti kõik vajalikud tingimused olemas tippspordi jaoks. Keegi hakkas siin just selle Liivi näitel, et kuule, et äkki nagu Eestisse ka kiiruisuhall, no come on, see maksab ju nii palju, sinna läheb umbes 3 või 4 okiväljakut läheb sinna kõrvuti, need on palju vaja. Nii,
võta see tõesti ujumine, meil ei ole seda paganava basseini ja isegi kui me basseini saame, me ei saa iialgi neid andureid, meil ei ole isegi neid sportlasi, kes jõuaks need nii-öelda andurite töö kinni maksta. Sellepärast, et see ei ole ju ainult Eneli Fimoja jaoks, aga palju meil on neid tippujujaid, kes vajaks sel tasemel anduriteks. Kui me hakkame siit kergejõustikust minema, siis mida kergejõustiklused on rääkinud? Neil on seal niimoodi, et siin on staadion ja kõrval on suur spordihall taastumise jaoks. Seal on absoluutselt kõik on olemas, kõik kuni jäävannideni, värkideni, särkideni, kõik on mingisugused lihase väristajad ja kõik muud niisugused asjad. Meil ei ole seda. Meil ei ole isegi kergejõustikus, ei ole maailma tasemel tingimusi. Ma olen ise käinud ülikoolis vaatamas. Öelge mul, seal oli niimoodi, et seal olid suured jääkastid, seal olid kõik. Et ma olen, okei, jääkasti tekitamine, kui sa seda rõhutad, ei ole liiga raske. Ei, see ei ole liiga raske, aga mis on jama on see, et meil lihtsalt ei ole see, seal leitakse, et see on hädavajalik, igas kooli võimlas peabki olema jääkast, kus sa saad, kui sa saad vigastada, kohe sa võtad selle jää ja paned käe peale, jala peale. Aga meil ei ole isegi seda kõige väiksemat ja minimaalset. No, osades spordihoonets on muidugi jäämasinad ikka Eestis olemas, aga... Ja osades, aga see peaks igal pool. Aga tegelikult, ütleme, kui siis Henri Reinast rääkida, siis kogu see jutt, väga huvitav jutt oli. Oli väga hea intervjuu. Mees väga otse ja selgelt nagu rääkis igast asjadest. Neljast huvitas see ka, kõik see, ütleme, see noorte tüdrukute treenimine ja kõik see asi ja see, kuidas, mis ta rääkis ka sellest, kuidas, ütleme, vanemad kolleegid alguses nagu lootsid, et äkki ta või ootasid, et äkki ta kõrbeb ja nii edasi ja ütleme, väga selge ja meil on kõik asjad nagu läbi mõeldud ka tuleviku osas nagu enda jaoks ja Eneli jaoks ja kõik asjad. No ja eks sellised tundmused, mida ta siin väljendab nende tingimuste osas, need ongi saanud tekkida selle tema enda taseme ja Eneli Fimo taseme tõusuga, eks ole, et ta nagu kuskil alustab nii-öelda noorte treenerina seal, noore andeku ujuva osas, kõik on harjunud, et tingimused on sellised nagu on see bassein, seal kõrval ujub see, ei ole meil siin, ma ei tea, jäävanni ja andureid ja nii edasi, aga siis sa ühel hetkel oled maailmas medali pretendent ja võidadki medaleid juba ja siis sa saad aru, käid laagrites ja näed, mismoodi siis su konkurendid oma asju ajavad, eks. Ja ma kujutan ette, et samamoodi tunnevad ühel hetkel mis iganes treenerid või sportlased, kes siin nagu murravad mingist tasemest nagu läbi, pakun, et Heiko Rannulal, me oleme maininud teda siin samamoodi, tekib mingil hetkel nii värbamisprotseduure, eelarveid ja kõike vaadates see tunne, et läheks kuskil Rumeeniasse kas või mul oleks, ma ei tea, keskmiku juures 2 korda suurem eelarve ja valida hoopis teistsuguste mängija tüüpide vahel juba natukene seda. Ja üks asi on ju veel, see Hein väga otse ütles välja, et tema läheb siit Eestist minema sellepärast, et ta tahab tegeleda tippudega ja tippspordiga. Ja vaadake, vot siin ongi, me ei saa mitte midagi teha, meil on see Eesti on niivõrd väike. Kui see sama Hein oleks kas Rootsis või Hollandis või ma ei räägi üldse Ameerika Ühendriike või Austraaliat või Uus-Meremaad või kõik nii, siis tal oleks seal kogu see komponent olemas, kõik need noored, keda sa saaks treenida. Kas see koondise tasemel, eks ole? Aga ta ütles, et siin ei ole, vaata, rõhutas ka, et isegi koondise tasemel ei ole meil nagu sellist võimalust ja asja nagu teha. Just, ei ole koondise tasemel neid, kes suudaks jõuda tippu, nagu ta ütles. Isegi meil võib-olla isegi mingid ujuvad kuidagi on, eks ole, aga meil ei ole võimalusi või tingimusi võimalusi. Ja raha ka. Raha, võttegi võimalusi. Ei, aga eks temale tuleks ka palka. See peab olema ikkagi profi ujumine. Praegu ütles ka, tal on ju praegu grupp, ta ju rääkis ka, et alguses tegi seal noortega, eks ole, nüüd tal on 10 ujujast koosnev grupp, kes kõik on siis siuksed, kas hakkavad täiskasvanuks jõudma või on juba nüüd seal 19, 18, 19 aastased. Ja tegelikult ta saab ju seda tööd teha ainult tänu sellele, et tal tänu Eneli tasemele on see EOK palk, et muidu ei saaks seda teha ju. Muidu sa ei saa teha ju täiskasvustega mingi 10 grupiga, kus see palk tuleb siis. Ja tegelikult ei maksta sulle õppemaksu seal niimoodi, et sa saad oma palga täis, eks ole. See ei ole võimalik. Ja tegelikult ta ütles seal välja karmi tõe, mäletad, et kui ta ütles, et Gregor Sirk ja Eneli Jefimova on 2 ujuvad, kelle on see veetunnetus ja kui nemad ujuvad, siis nad on nagu vee peal. See oli ka päris huvitav, jah? Ja ta ütles, midagi ei ole teha, teistel ei. Ja selge see, et treeni, palju sa treenid, eks? Nii see elu on. Nii, aga laseme kõlli.
nii, kiire vahemäng, ma vaatan nüüd, mis siin on. Ei ma... See kui väikses fondis, ma ka nagu ei näe hästi. Jaa. Kurja, lõpetage ära. Ma olen lootnud, et seda saadet meil jätkub ikka aastakümneteks, aga ei, hakkab vaikselt kahtlust tekkima. Nii hommik ma ei viitsinud töölt läbi minna, printida suuremas kirjas välja. Sa saad ka telefonis endale kirjad suuremaks teha, ma võin sulle Jaan väikse vihja. Paneme nüüd hoogu juurde. No mis sa muretsed siin? Kuule, saade on tähtsam kui sinu mingi Šauljai trett. Mis ei ole Šauljai, mul on ju pikem trett. Ja ma kuulsin, eile kuulasin ka ühte korvpallisaadet, kus manati, ütleme, korralik stsenaarium sulle jaanuariks ette juba. Mul hakkas mure su pärast. 9 mängu jaanuariks. Ja mul hakkas päris suur mure ausalt öeldes sinu pärast. Saan aru, et seal on üks... Ma ei ole veel seda saadet kuulanud. Et seal on Reinar Alliku korvpallikool, on seal karikamänguna ka. Sellest peab ka Rakvere sõita. Ei, no vaata, see ei ole niimoodi, et sa pead võtma jälle meeskond kokku, istud bussi, sõidad. Jälle, see ei ole päris... Oleks kodus mängu eest lihtsam. Nii, aga paneme siit edasi ja ikkagi kütavad kirgi nüüd parimate sportlaste ja treenerite ja kõikide muude valimine ja Vehklemisliidu president Peeter Järvelaid ei nõustu kriitikaga selle eest, et jättis Eneli Jefimov ja Kristin Tatari alaliidu nimel aasta parimaid valides esiviisikust välja. Ja ütleb, et keeruline on valida ja kui näiteks 10 võistleja peab tegema 2 päeva tööd, et saada 1 medali, siis ujujatel on iga poole tunni järel uus ala ja uus medal. Noh, lihtne. Eneli Jefimova, kes keelas tal hüpata ka näiteks 1500 meetrit vabalt, ei, naistel ei ole 1500. 800. Et teha seal kompleksis mingi väike trett vahepeal liblikat. Ei, aga Phelps tegi ju. No ei, no absoluutselt. Selles suhtes teatud tõetera on muidugi selles jutus sees, et mõnel alal ütleme see medalite siis hakkame rääkima, et paneme Jefimova top 5. Jah, et teatud tõetera on sees muidugi, et tõesti ujumises seal ütleme üks ujuja üldjuhul võib mitmel distantsil nagu medaleid püüda, aga... See oleneb ikkagi ujujast, neid ei ole liiga palju. Eriti rinnuli ujujate seas. Sul on võimalus. Vehklemis ei ole nii, et sa teed täna EP-d ja homme floretti ja siis üle homme espadrani vist nii. Kuigi teoreetiliselt, aga miks ka mitte? Jaa, absoluutselt. Vot 10 võistlejatel on keeruline. Aga see muuda loomulikult Jefimova medaleid kuidagi kehvemaks kui vehklemismedaleid. No ütleme siiski Jefimov, kui ta selle 10 võistleja tõi juba ujujaga võrdluses, siis Jefimova konkurentsis ei olnud ühtegi mitmevõistlejad, keda ta oleks ettepoole pannud, et seal oli suusaorienteeruja ja tai-boksija. Ja, aga tegelikult ma ütlen, et see oli ka muidugi ajakirjanduslikult niuke ülespuutud asi, sest kui me vaatame neid alaliitude nii-öelda nimekirju, keda nad panid 1, 2, 3 seal, et tegelikult oli ju hästi ausalt ja toredalt pandud ja see ühe nii-öelda kõrre sealt välja tõmbamine, Ei no ma arvan, et see selles mõttes ongi vajalik, ma eelmises saates vist või üleilmises rääkisin ka, et see pilgu pealehoidmine natukene nagu minu arust ajalugu näitab, ongi distsiplineerinud neid alaliite ja sellepärast sel aastal nägigi see pilt ikkagi selline välja, kus neid nii-öelda nagu oma ala inimese konkurentide nii-öelda nagu meelega väljajätmist sisuliselt oligi väga vähe näha. See Vehklemisliidu oma nägi nii välja, kuigi Peeter Järvelaid väitis, et tema ikkagi see oli täiesti ausalt pandud, milles tema silmis oligi ausalt. Tema silmis oli ausalt nagu näha siis, jah. Nii, aga nüüd läheme nostalgia minutite juurde, siin on kohe 2 nostalgialaksu korraga kokku pandud, nii pisaraid kui ka rõõmupisaraid Peebule ja Jaanile. Esiteks, Lancia kavatseb naasta autoralli MM-sarja. No see mehed peaks juubeldama siin praegu. See on tore. Lancia Delta Integrale, mäletan mina isegi. Saintsid ja mehed sõitsid sellega. Muide, aga panite tähele, selles uudisses oli hoopis teine ja palju olulisem uudis sees ja huvitav, et kuidas seda väga vähesed märkasid ja sellest pole nagu eriti kirjutatud. Miks tuleb Lancia tagasi? Ja millega tuleb tagasi? Rally 2 autoga. Aga miks? Sellepärast, et mõne aasta pärast, ehk siis järgmine modifikatsioon, mis tuleb, on täiustatud Rally 2 auto, millega tullakse maailmasarja. Ja ta ei tule mitte Rally 2 auto, ta ei taha võidelda mingisuguse nii-öelda väiksema tiitli eest, aga väidetavalt siis tuleb tõesti Rally
2+ oli, see oli vist see auto nagu, kuidas nad olid pannud kõik nii. Mis tähendab seda, et need paganama, see jura, mis praegu siin ringi sõidab, see 100-kilone kast peal autod, et need lähevad ajalukku. Ja see on minu jaoks oluline. Ja, ma arvan, et see on õige. Kui sa vaatad praegu, mis toimub seal paganama Rally 2, mis täiesti hullumeelne konkurents. Hullumeelne konkurents, jah, on küll, jah. No. No nii, näed, õiskasidki mehed. Aga teine asi paneb mehi nutma siin kindlasti, ehk siis suure ajalooga Holmenkollani 50 kilomeetri klassikasõit järgmise hooaja murdmaasuusatamise MK-sarjas ei ole, mida ei ole, seda ei ole. No ma saan aru, et see on see probleem, et MM-i 50 kilte mingi nädal enne seda või, et no ma ei tea, siis oleks tulnud kalendrit kuidagi nagu sättida, aga vaat siuksed asju välja jätta nagu ei saa, see näitab selle jälle järjekordse FIS-i suusaliidu mingit täielik debiilsust. Olgem ausad, sa ei saa klassikalist asja välja jätta, Holmenkollani 50 on nagu hooaja nagu siuke juveel nagu see peab olema nagu sees. Aga miks nad seda uuesti ei või sõita siis nädal hiljem, mis see probleem on? Ei no okei, no maratoni iga nädal võib nühkida ei ole ka. Tähendab küsimus, nad ka nühiksid, aga ei ole MK-sarjas. Ja ma arvan... Ei, mõtlen, et seepärast, võib-olla seepärast jäetigi välja, et seal nädal vahetaks ole. No kuule, küsige suusata. Kindlasti oleks saanud seda korralda ja võt siuksed, see näitabki seda, et tulevad jälle alaliidu ette otsa mingisugused tüübid, kes ei oska nagu asjadest pidada, kel ei ole ka võib-olla mida ajaloolist mälu või seda tunnetust nagu teada. Ja, aga muide, mina siin kohal suusatajate asemel teeks nõnda. Järgmine nädal on kuskil MK-etapp, ma ei tea, Lahtis, kus iganes. Ja sinna ei tule ühtegi suusatajat, kõik lähevad Holmenkollanisse, sõitma 50. Ja seal ongi starter, vaatab, ei kedagi, kohal ei ole, kõik lõpetame. Kuule, Jaan. Ei, aga miks ei saa niimoodi teha? Oled sa kindel, et neid taganutteid nagu liiga palju on tegelikult? Ja üksikud hääled tulevad küll, aga võib-olla ikkagi mingi aja, no ma saan aru, aga kindlasti on ka neid, kes võib-olla kehitavad õlgu ikkagi. Tarmo, kui sa oled suusataja, ja isegi sulle see 50 ei sobi, sa ei taha sõita, aga sa pead olema traditsioonide valvaja. See on klassik. Te ei pea mulle seda selgeks tegema. Sulle tuleb ka, et ega sa asjadest aru ei saa tihti peale. Ega praegu sul siuke nägu peas, nagu sa ei saaks aru sellest asjast. No mul tegelikult on natuke selline, tunnistan ausalt, siuke triksteri nägu natukene, kus ma lihtsalt teie ärritamiseks ütlen mingid lauseid. Teid on nii lihtsa, eriti Peepu on nii lihtne käivitada ka veel. Tead täpselt, mis nuppudega. Nii, lähme edasi. Aga palun. Arti Aigla tegi siis Eesti suusahüppe ajalugu, ma võrdlesin seda, kui need pealkirjad tulid legendaarse Gunnar pressi pealkirjaga Jens, mis sa tegid? Kui Jens sai punkti koha esimest korda punkti koha, kas ta oli 30 või 29, ma ei mäleta. 30, jah. Ja nüüd siis Arti Aigla 4 hüppeme turnee etapil siis 21. koht ja ei no see on väga tubli ja kõva saavut suusahüppe, ütleme see tipukonkurents on ju ülimalt tihed, aga jah, loodame, et siit saab nagu edasi minna, sest MK-etappid olid kõrgemaks kohti ka saadud tegelikult. Oi, kuule, ma pean tegema paranduse praegu siin. Ma ei tea, kas Gunnari näpud on kuidagi käinud seal arhiivi kallal, aga see pealkiri oli ikkagi Vägev, Jens Vägev. Ei, me muutsime ümber. See oli esimene pealkiri, mis ta pani. Mis mõttes toimetuse juhi pealkirja tegid ümber? Gunnar pressi või? Jah. Sa ei mäleta seda või? Ei, liiga hästi küll ei mäleta. Mina mäletan. Jens, mis sa tegid, oli mingi versioon. Ja kusjuures seda ma mäletan, et me hakkasime kõik karjuma. Ma arvan, et sina olid ka ja Põldõel üks karjujatest, sest seal oli see, ta võrdles seda, oleks ükstapuha millega võrreldud, eks, see lause, siis oleks see võib-olla läbi läinud, aga see on ju kuulsa kaugushüppe maailma rekordi, Piimoni rekordi 890, kui ta ütles, ja see oli siis see inimene, mis sa tegid. Mis sa tegid, jah. Ja no kuule, me hakkame nüüd võrdlema ühte MK-punkti ja Piimoni maailma rekordiga. No aga omas, sellises mikromaailmas on see võrdub sama asjaga tegelikult. Nii, aga nii-öelda nädalavahetuse suusasündmustest pakkus mulle kõige rohkem emotsiooni Patricia Heiduka, ehk siis lätlanna, 23-aastase lätlanna, 8. koht Tour de Ski'l. Ja mul on tõsine küsimus, kallid suusatajad, millega teie tegelete?
Oota, meil pidid ka tulema tulemused, sa rääkisid seal, sina ja Jaan propageerisid seda. Ei, see oli meie peatreener ütles, aga see on nüüd tuleviku olümpia, aga ei, aga oota, et nüüd kuule, see peatreeneriga suhtluse keeld pikenes veel ühe aasta võrra praegu. Ja, nii, tegelikult on mul küsimus, kas see sama Aigro me leiame suusahüppajatest, keda meil on käpu täis, keda meil on tõesti, kui me paneme kõik need noored, ma ei tea, kas 100 tuleb välja, me leiame ühe, kes suudab hüpata tõesti MK punktidele tulla 21. kohale ühel etapil 4 hüppamine. Meil on Kristjan Ilves. Meil ei ole kahevõistleid, palju oli Eesti kahevõistluse meistrivõistlused, kõik vanused kokku oli palju, see oli 13 inimest. Nii, aga meil on seal ikka, me leiame ühe, kes on maailma tipus. Aga suusatame, ujumises, me leiame ühe, me leiame isegi 2, paneme Tsirgi ka veel sinna juurde, leiame, kes on. Ja suusatamises mitte midagi, 0. Ja siis tuleb lätlanna, kuulge, Eesti kõige läbi aegade parim koht Tour de Skiil on Jaak Mae 11. Ja nüüd tuleb noor lätlanna. Ei, no mis sa räägid lätlanna, nagu see oleks asuks kuskil Kariibi mere saartel, kus lund ei ole nähtud kunagi. See on mingi suusamaa ka. Seal ei ole vaata laske suusatamist ja me näeme, et seal on suusatraditsioon ilmselgelt, ka laske suusatamisest tuleb päris kiiresti suusatada. Jaa, aga need samad Patricia Heiduka tuli ju Eestisse treenima, kui seal ei ole tingimus, ma tegin kunagi loo, kui ta kirjeldas seal, et neil ei ole raha, neil ei ole mitte muffigi. See ei ole ka just eriti kaugel just. No Martin Liivil poolt ka tükk aega üldse mingit tingimusi, näed, ikka on jõudnud. Aga miks meie omad ei jõua, see on küsimus. Aga see jutt läks veerema Aigro juurest ja kuidagi et vale mulje jääks, siis ei olnud meil mingit soovi siin hakata kuidagi nagu Aigro tulemust nagu maha rääkima, aga kui sa selle Heiduka võrdluse juba tõid, siis ma arvan, et Aigro üks suuremaid põhjuse Aigro ees, kui müts maha võtta, on minu see temast pulbitsev frustratsioon selle üle, et tegelikult ei ole ta absoluutselt rahul nende 21. kohtadega ei ole ta absoluutselt rahul, et ta on ju MK-sarjas siiski saanud ka kõrgemaid kohti. Aga ta otsib ka võimalusi, kuidas saada paremaks. Et see on nagu tema puhul ka. Ja tegelikult ta on ju praegu Norra koondises, ta ütles 1. aasta kohaneme, sealt edasi vaatame, nii et sealt on nii. Võtame järgmise teema ja Erik Roose, ETV juht, rääkis, et nad oleks väga huvitatud kõiki jalgpalli ülekandeid endale ostma, on see Viaplay omadega täiesti pekki kukkunud siin, lõpetab lepinguid riikidega ja kõik nii, aga ütles, et pole kindel, et kas ETV-l on seda kõike raha ja mul tekkis siin tõsine küsimus, et kui ei olegi kellelgi raha, öeldakse, et võt nii ülekandeõigused maksavad võt nii palju ja ETV ütleb, raha pole maksumaksja raha, näed, me ei leia. Kas Kanal 2 ja kas need teised nii-öelda TV3? Ei, see peaks olema. Oota, enne kui sa ütled, see ei ole realistlik, see, mis summa eest Viaplay need ostis endale, see käib tegelikult, see oli nagu turuloogikast ju, sellest see probleem ongi, see turuloogikas üle, sellel põhjusel nende hindadega, mida nad, mulle tundub, siis on nõus need loovutama, ei olegi valmis keegi neid, ükski äriettevõtte neid ostma ja kogu lugu. Aga vaata, siin ongi see, kuna siin tegemist on üldrahvaliku huviga, siis see on nüüd ERR-i kohustus, et nad peavad need omandama maksu, mis maksab ja need tuleb näidatama. See on üldrahvalik huvi vaadata Eesti kooni jalgpallikoondise mänge, vaadata MM-võistlusi, see peab olema. Või siis teiselt poolt on see ikkagi äkki kuskil juba seal UEFA ja kuskil nagu nende struktuuride kohus kuidagi moodi see rägastik nagu ära lahendada, sest Eesti jutt ei käi esiteks muidugi ainult Eestist, aga Eesti on ju, ja teisest küljest Eesti on mingisugune suures plaanis globaalses mõttes mingisugune pisku, aga see on see, mis siin toimunud on või toimub ja mis mõnes mõttes ähvardab siis ka ju suvel toimuvat seda suurturniiri, on ikkagi, ma arvan, et tohutu silmapaaride vähenemine, mida see nii-öelda suur jalgpall siis Eestis saama hakkab, kui see tõesti nagu jääbki niimoodi, et me näeme neid mänge, oletame, et me näeme neid mänge inglisekeelse kommentaariga seal Viaplay rakenduses siis näiteks, on ju, nagu praeguse seisuga on ju, aga me näeme, et isegi eestikeelse kommentaariga
mingid sarjad, meistrite liigad ja asjad, noh, on ikkagi eestlaste jaoks läinud ikkagi marginaliseerunud ja noh, jalgpalli jaoks suures pildis, kui ma läheks sinna UEFA tasemele, on see ikkagi probleem. See on probleem kindlasti. Aga mäletate, kuidas oli vormel 1-ga enne, kui ta nüüd siia Viaplaysse oli? Me Eestis ei näinudki vormel 1. Mäletate, ja seal oli siis see, nii, et sa said selle nii-öelda vormel 1 leheküljel, eks osta endale õigused, seda vaadata, aga Eestit seal nimekirjas ei olnud. Kas seal RTL-is ja sealt nägi? Jaa, ei, me nägimegi, me pidime vaatama RTL-is saksakeelse kommentaariga ja sellepärast, et Eestid ja selle vormel 1 ja kogu FIA olid täiesti kas Eesti näeb või ei näe. Jaa, aga jalgpall on natukene midagi muud. Loodetavasti. Ei, vaata, nemad teevad nende riikide arenguks, annavad ju raha, FIA ei anna, ma ei tea, Eesti autospordi edendamiseks mingid meeletuid summasid, aga FIFA, UEFA annavad suuri summasid riikidele, et jalgpalli edendada ja see nende igaste mängude näitamine käib kindlasti selle edendamise juurde. No jaa, aga miks nad siis andsid oma teleõigused ära? See rahaimu on ju nii suur. Kunagi oli ju see, et ise müüs riik oma mängu neid pagam teleõigusi. Aga vahetame veel kord teemat ja tuleme meie püsirubriigi juurde nädal Keilas ja tahaks alustada seda siiski Bulgaariast hoopis seda rubriiki hetkel. Karl-Johan Lips ja Devin Harris vallandati siis päeva pealt Bulgaaria klubist Balkan, kuigi ma saan aru, et seal vallandamise nii-öelda asjaolud veel on kokku leppimata korralikult. See on muidugi ka omaette tase, et tuleb uus treener. Meestele öeldakse teisel päeval umbes, et nii, ma kuttusid ja siis hakatakse alles vaatama, kuidas see lepinguliselt annaks meestele korralikult lepingut tehtud. Et kuidas see lepinguliselt siis nagu välja näha võiks, et kas siis järgmisel päeval agent võttis ühendust või samal või järgmisel minutil, ütleme siis agent võtab ühendust, ütleb, et näe, kuule lepingud on sellised, makske aasta palka välja ja siis tehakse suured silmad või kuidas see Bulgaarias siis asi nagu käib. Bulgaarias ühedki asjad nii käib. Ja siis järgmisel hetkel, nii nagu rääkis oli Brent Lepistu Rumeenias, et siis ühel hetkel mingi kant pead ka ukse taga, et kui tahad siit üldse kuhugi pääseda, siis kirjutad allkirjas ja valgele paberilehele. Aga see selleks, minu küsimus pigem on see, et Peep, kuidas värbamine läheb? Kuidas seda ütelda? Kuidas kuidas asi on? Ma arvan, et meie kuulajad, Peep, kui me oleme selle sisuturunduse rubriigi siia ikkagi nagu toonud. Ma väga tahaks, et mõned mehed mängiks, teadupärast ma olin Harrisega ju kokkuleppe lävel, kui ta läks sinna Balkanisse. Sellest, mis suvad rääkisime ka siin. Loomulikult ma tahaks, et oleks, aga ei tea, Argo Virkemaa praegu kuulab saadet, kui me läheb saade eetrisse. Kindlasti. Et Argo, oled vunts. Urmo Soonvald kuulab kindlasti. Palju õnne talle tagantjärele sünnib. Ja pohu ja õigus, jah. Õnne soovime sul. Ja ta käis hiljuti puhkusel ja väitis, et ta kuulas kõik meie saated ära. Väga hea. Nii, aga nüüd lähme tagasi. Et äkki paneks 1-0 sellele toetussummale juurde, et siis ma saaks nagu mõlemad. Et siis saaks mõlemad äkki kätte. Jah. Mis ka mitte? Ei, mina olen nõus. Saaks teha suurega sotsiaalmeedia kampaania, kuidas mehed tulevad, Delfi särgis astuvad siis prožektorite valgele, jah, täpselt, ja Delfi meedia, pere ja kodu, mis meil seal veel on, Maaleht, eks ole, Eesti oma maitse, täpselt, Harris sööb seal mingit, ma ei tea, kala ja mulgiputrus ja verivorsti seal läheb sisse ja täpselt, et ei, muidugi loomulikult, Kalev Kruus küsis ka, tegi vist küsitluse kõikide klubide seas Lipsu kohta, mäletad, vist oli, ma ütlesin ära, et meil selle jaoks kahjuks vahendid pole. Ütleme niimoodi, on olnud, ütleme, natuke sellist õrna kontakti, aga tegelikult reaalselt ütles, ei ole praegu. Kui nüüd mingid rahapada kuskilt lähipäevil sülle ei kuku, siis see ikkagi võimalikuks ei osuta. Aga minus see küsimus ei tulnud päris tühja koha pealt. Ma kuulsin, et seal on kuskil podcastis midagi räägitud, ma ei tea, kus jutt tuleb. Et mis lihtsalt tekitab küsimust on see, et Devin Harrise tulek ja hiljuti läks Luka Majstorovic, et kas sul nagu eesliini rohkem ei oleks, et kui sa leiakski finantsi, et kas pigem ei oleks vaja seda eesliini suunata? No meil oleks, kui tõsiselt rääkida, mida meil vaja oleks? No tõsiselt muidugi. Meil oleks vaja tegelikult, ütleme,
Kevin Johnsoni kõrval oleks vaja meest, kes ka mängu juhib, ütleme, jah. Ütleme, nägid Vitos, no see oli tead vana uudis, ma teadsin seda ammu, et ta läheb sinna 3. liigasse ja ma võin öelda, et mees saab väga korraliku palga seal, et vist kõvema palga, kui ta siin ealiseks saanud on, mis on muidugi ka suht, tundub nagu absurdne tegelikult, aga nii see on, et ma kompasin isegi Vitotsit korra mingi hetk, jah. Et mängu juhtuks vaja, jah, aga loomulikult lips sobiks ka väga hästi, lips Kristiini näiteks korraga seal korvi all, poleks ka paha variant, väga pikad ei ole, aga samas liikuvad, miks ka mitte. No nii, jääme siis ootama, kui Urmo ja Argo selle saate ära kuulevad. Pead, et ma sõidan küll poisid, et Arks ja Ummi, et sõidan küll bussis, aga võite mul helistada alati. Arks ja Ummi või? See oli ikka, see läks küll nüüd imelikuks nad. Ei no kuule, kui on vaja lömmitada, siis on Arks ja Ummi. Ja kui ei ole, siis on kõik väga halvasti kogu aeg. Nii, aga laseme nüüd kõlli. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, alustame teadaandega, et nii nagu eelmistel hooaegadel, nii on ka meie saate toetaja Unibet tänavu meiega, ehk et meie ennustusmäng, aasta ennustusvõistlus saab toimuma samal kujul ka käesoleval aastal. See nädal oli veel... Poisid ka õige pappi mu kontona ennustama hakata, ma kõik ära rõidanud. Et see nädal oli veel natukene süke hingetõmbe koht. Jaan sai tegeleda sellega, et otsida oma eelmise aasta võidusummale siis heategev adressaat. Oled leidnud? Ei ole, sellepärast pole kontakte saanud ja ma ilmselt muudan selle ühesõnaga ma vaatan, mul on siin, see on paar varianti, aga ma loodan järgmiseks saateks on selge. Aga järgmisest nädalast siis paneme ka selle konkurentsi kõvasti, ikka tuleb kenasti ja täpselt. See aasta ma tunnen, et jälle minu kord on võita. Et see eelmine aasta võitsin, eelmine aasta panesin Jaanile, nüüd see on minu kord jälle. Tarmo oma, ütleme, sellise alalhoidliku mängustiiliga, ta ei ole võidumees. Tal ei ole seda sükest nagu täppa instinkti, nagu see võidu tahet, nagu ma ei näe. Süke hall ja tasane. Jah, aga asjatundlik. Plussis igal aastal. Mis sest kasu on? Näitan nagu eeskuju. Ei, aga see on nagu, mängida tuleb ikka nii, et kas käsi kullas või tagumik mullas. Ahah, no sa räägid ikkagi nagu süksest hasartmänguri nii-öelda nagu vaatenurgast. Et kui kaotad 100, siis lähed 200-ga seda tagasi tegema. Selge. Kõik need pingutused kuidagi manitseda vastutustundlikkusele ikkagi üritab Peep siin nagu maatasa teha. Ma arvan, et Unibet annab tänu sellele meil rohkem raha kohe, et me ärgitame inimesi nagu rohkem raha sisse panema. Midagi ma tahtsin veel et ühtlasi tuletan meelde, et meie Facebooki lehel on olemas postitus, kus saab osaleda siis meie selle aasta 10 ennustusküsimusele vastamises, ehk et seal ka meiega nii-öelda joonele minekus. Ega teil ei ole mõtet seal eriti vastata inimesed. Ma vastasin kõik õiged vastused ära, teil ei ole mõtet jamada. Ei, pange sinu järgi ja... Ei tea, aga siis ma ei taha kellega jagada seda võidusummat. Sina ei pea midagi jagama ja mingid summad sulle sealt ei tule muidugi. 10 küsimusest. Mis summa ma sain? Ei, mis sina? Ei, no mis asja? Kas ei olnud nagu mingi rahas mängus? Miks üldse vastasime siis, Jaan? No ma ei tea. No vähemalt... Tarmo on jälle mingi vedanud mingi see sohku. Nii, räägi kirjadest parem. Nii, okei, võtame paar kirja kiiresti, et aeg on tõesti juba oi kaugel. Tarmo alati räägib nii pikalt igal pool sellest. Te võite veerand tundi ees või veerand tundi hiljem, Peep. Distsipliin. Mis seal vahet? Ja mul on ülikond veel kotti panna seal kontoris. Nii. Võta vormid ka kaasa. Ei, vormid eest ma ei vastuta, aga oma ülikond tuleb kotti panna. Seda see vanem läheb kurtsu, tead. Aga mul õhtuks siuke lugu, et ta on kiire kusjuures, ma õige. See laupäeval oli mäng, eks ole. Ja meil oli 2 nädalat pausi. Mõtlesin, et paus, et viid ülikonna siis vahepeal keemilisse ja lasen ära. Võtsin puu pealt ära, panin see kotti kuskile käkru ja autopagasti.
reede õhtu tegin pagassi lahti. Sa kurat. Võta välja. Kurat nagu kortsus natuke. Mida natuke. Ja nagu kortsu riia. Aga sa oleks võinud teha näo, et see ongi moes praegu. Mõtlesin, seda ei ole koduste vahenditega võimalik kuidagi sirgeks. Sa oled ülikonda proovid pressida kunagi. See on paras peavalud. Et mul ühel reisil läks ükskord ka kortsus, ma seal läbi Padjapüüri hotelli toas pressisin, kui nüüd Tšehhis käisime. Aga no see nüüd oli ikka täielik kortsuunnik. Aga ei midagi, vaata, ikkagi on tored inimesi ja mul on üks koht, seal Haabersti Rimi parklas on üks keemilise puhastuse putka, kus ma viin oma triiksärki alati. Viid sinna, seal pesevad ja triigivad ära ja siis võtad jälle tagasi. Ja mõtlesin, laupäeva hommik mõtlesin, et pagan, et nendel on seal üks, ma teadsin ka mingi aurutus, mingisugune masinised teevad seal koha peal ka mingid asju ja seal on üks kena proua, kes, ma olen nii kaua seal käinud, kes, ma ei pea tihti peale isegi see tšekki näitama, näeb, et ma tulen, läheb, toob mu särgid ära ja annab mulle ära, mõtlesin, annaksin jumal, et see oleks tööl, et ma lähen sinna, et äkki ta siis võtab või see ülikonna teeb ära ja läksin sinna ja näe, oligi ja võttis sinna vahele, tegi ütles, tund aega läheb aega, ma käisin nii kaua Rocca al Mare keskuses, ostsin sealt väikse maiuse tänutäheks ja läksin tagasi tund aja pärast ja ülikond oli nagu uust, et viimasel hetkel. Mis amatürismiga me tegeleme siin ikkagi? Selles mõttes, et kas mängijad ka ise presevad oma särke ja asju? Noh, et ma kujutaks ette, et peatreener läheb mängule, riietusruumis, mängijate särgid ripuvad seal nagis ja samamoodi ripub sinu värskelt pressitud ülikond ja loomulikult ei ole neid üks ainult, vaid noh, ikkagi vähemalt 4. Ei, mees ikka hoolitseb oma ülikonna eest ise, mina hoolitses nii, panin ta käkku autopagasikusse. Aga näe, kõik lähenes, vaat nii, et see on nii ja nüüd läksime kirjade juurde kiiresti, aega ei veel vähemaks, et püsikuulaja Gert kirjutab meile, et esitan siis väga jabura küsimuse, aga tekkis see küsimus selles äsja lõppenud noolemängu MM-iga, kus tegi suurepärase esitusi 16-aastane Luke Littler, värske juunior maailmameister, kes lõpuks mängisid MM-finaalis teiseks. Ja siis seoses sellega tekkis küsimus, millises seisus on Eestis noolemäng kui spordiala ning kas meil on tegijamaid mehi, naised sellel mängul nagu olemas? Noh, teab keegi. No, kuskil oli mingi aasta-paar tagasi oli sellest juttu, et aeti, aga kas liiga näiteks on olemas Eestis mingi? Pidi midagi olema. Ma arvan, et midagi on, midagi on, aga kusjuures leedukad on ju kõvad vist minu meelest. Nad on ka MM-idel olnud. Aga mul tekkis küsimus, see 16-aastane poiss nii kaugele jõudis. Nad mängivad ju kuskil õllekates, seal oli ju hirmus õlle joomine, kõik nii. 16-sele ei müüda ju õlut. Ja tal on hea kaine peaga mängida ju. Ei, seda ka, teine see, et vahest ikka vaatad, teleks näitab ka neid noolemängu võistlusi, eks ole. Ja seal päris pungid kujudab muidugi, need mängid ise, ne? Aga see publik on see ka mingi kummaline. Mingi õudne lällamine käib seal. Ei no, ma räägin, joovad õlut. Mulle see mängid sihukest emotsiooni, mis küll nagu esile ei kutsu, et see sihuke lällamine peaks. Oota, kuule, mine võta 5 õlut sisse ja küll siis sa rääkisime ninaga Erneste veeretamisest mingis saates, et kui sa seal pubi õhkkonnas oled juba ja hoog on sees, siis on sul palju vähem vaja selleks, et kaasa elada väga joviaalselt. No jaa, ei, see on kahtlane. Nii. Kusjuures ma läksin korra lihtsalt huvi pärast vaatama siis, et küsimusele mingisugustki asjalikku vastust ka leida meie enda arhiivis, et millal Tartsist on kirjutatud ja leidsin aastast 2021 märtsikuust, isegi ei saa vist öelda noorreporter Kaspar Ruusi, aga toona ta oli teismeline või lapsreporter Kaspar Ruusi sulest ikkagi ühe intervjuu Eesti Tartsiliidu presidendi Andres Paaliga ja siin on täitsa seda, ma ei usu, et see 2 aastaga liiga palju muutunud see seis on, nii et on võimalik, ma arvan, see läbi töötades enam-vähem pilt ette saada. Nii, aga võtab teise küsimuse ka ja see teed küsimuse rohkem sulle, Tarmo. Ütleme, me saame siin nagu öelda, kuidas asjad tegelikult on, aga sina siis võid rääkida, mis see siis nagu see vaade on. Ja küsimus selles, seoses Martin Liivi medaliga tekkis küsimus kiirusutamise näitamisega. Kas pole olnud teie meediamajas jutuks, et võiks hakata näitama kiirusutamise EM-i ja MM-i? Et eelmine aasta Martin võitis sprindi mitmevõistluse Pronksi tänavu 500 meetri hõbeda, et kui raske oleks Delfi näidata Martini võistlusi, mis peaks selleks juhtuma? Jutuks on olnud, ma arvan, enamik alasid, mis üldse huvi võiks pakkuda, aga kiiruisutamisega on see konks, et
et nende õigused on Eurospordi käes ja Eurosport, sama teema on tegelikult kahevõistlusega ka, et mida on nüüd üksikud etapid on jõudnud rahvusringhäälingusse eelmisel aastal või eelmisel hooajal ka meie Delfi ülekannetesse, aga noh, Eurosport on suhteliselt keeruline partner nendega kokkuleppele saada alade osas, kus neil on siis kogu euroopalised õigused olemas, noh. Praktika on näidanud, et ülikeeruline. Neil ei ole nagu huvi seda. Aga kunagi muudlusuhtumis oli ju Eurosport ja ETV näiteks ka korraga ju vaata. Ja no eks need kokkulepped on aegade jooksul olnud erinevad seal, aga üldiselt tennis on see, kus on täpselt on neid läbirääkimisi peetud natukene tõsisemalt seal mingite suure slammi turniiride puhul eriti ja no ütleme, pigem on nende sõnum see, et minge tehke endale soovitud võistluseks Eurosport Playeri konto ja makske neile ja vaadake sealt, et neil ei ole liiga palju huvi tegeleda siin, noh, nende jaoks ka suhteliselt nii-öelda nagu peenrahaga ja siis hakata seal läbirääkimisi pidama üksikute riikidega, et neid õigusi veel kuidagi edasi anda. Tegelikult näitab ju YouTube'i kiiruisu kanal kõiki neid võistlusi väga YouTube on ikka YouTube, see ei ole telekas. Ei, seda nüüd küll, aga seda saab kõike igal juhul näha. See oli aasta tsitaat praegu. YouTube on ikka YouTube, see pole mingi telekas. Nii, aga nüüd mina lahkun, kas tõusen kohe püsti või... Jaa, tõuse. Jaa, kõik. Tule tagasi sealt võitjana. Või... Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.